Lääne-Pärnumaal Varbla vallas asub Riigi Metsamajandamiskeskuse Varbla metskonna hoone. See ei ole pelgalt vaid maja, kus toimetavad ametnikud. Sellel majal on oma ajalugu ja oma elu ning hing. Seda aitab elavana hoida majaemand Tiiu Annuk. See hoone on avatud kõigile loodushuvilistele, nii suurematele ja väiksematele, nii lähemalt kui kaugemalt. Maja on kujunemas koos viibimise kohaks vallarahvale. Tutvutakse erinevate loodusteemaliste näitustega, omavahel vahetatakse põnevaid hoidiste retsepte. Aeg-ajalt kutsutakse ka külalisi. Nädal enne jõuluaega aastal 2010 on maja taas tuledes äras ja täis soojust. Mis toimub, saame kohe teada. Selgitusi majas toimuvast jagab majaemand Tiiu. Tere tulemast Varbla looduskeskusesse. Madis palus mul rääkida siin natukene sellest majaloost, aga ma olen siin kokku pannud natukene sellest majaloost ja ajaloost, kuna selle maja ajaloost on suhteliselt vähe teada. Rohkem on teada sellest Vana-Varbla mõisast. Ja need materjalid, mis nüüd siin üleval seinal on, selle ma sain meie Uue Varbla mõisast ehk meie muuseumist. Rene oli mulle väga lahkelt nõus andma igasuguseid materjale, et siia sellist väikest tutvustavat kirja panna ja siin on siis näha see pilt, kus see mõis, mis asus natukene siit eemal, maha lammutatakse. Aga õnneks see hoone siis jäi alles ja on olnud väga kaua aega juba metsameeste kasutada. Et kui nüüd siit sisse läheme, siis ma võin näidata, kus pool töötab meil metsasektor ja kus pool looduskeskus. Hoone on meil rahvast täis, siin toas on meil metsnikud, praakerid, loodusvaht ja metsakasvataja. Praakeri teeninduspiirkond on nüüd siin Varbla ja Audru. Audru jääb siia kuskile, kus ta on. Siia Varbla ja Audru ja logistikul jääb siia veel Märjamaa poole peale ja metsnikud on siis üks on Varbla osas ja teine on siis Audru osas. See on nüüd looduskeskuse puhul. Siin me anname rohkem lastele nagu loodusharidust, aga tavaliselt kui keegi lihtsalt mööda astub, täiskasvanud inimene võib ka sisse astuda, lugeda ja vaadata, mis meil siin pakkuda on. Et väikene see ruum on ja palju siia sisse ei mahu, aga see, mis on, see on oma tehtud. Suurem ruum nüüd on täpselt samuti looduskeskuse kasutada, et siin saavad meil, kui tulevad grupid, kes näiteks soovivad filmi vaadata või on mõni üritus, et siis siia mahub kuskil 20–30 inimest maksimum sisse, et ega rohkem ei mahu ka. Et täna siis filmiõhtu, näitamegi täna siis Madise filmi Haigurpäevad, räägime natukene sellest, kuidas sellel aastal RMK Varbla looduskeskusel läinud on. Et mõned on ilmselt siin esimest korda looduskeskuse majas, aga mõned on juba mitmendad.
ja väga hea, et on leitud selline tee siia ja võib-olla täna näete seda filmi ja võib-olla ütlete, et voh, lähme järgmine kord jälle, kui midagi kuulete. Aasta 2010. Päikesetõus kell 4.02 Pärnumaa Tõstamaa vallas Lõuka küla lähedal. Algab uus päev kõigile, ka haigrutele, kes on asunud siinsest metsatukast pesitsema. Pea kõik on kuulnud sellest linnust, rahvapäraste nimedega Kalakurg, Kalapui, Kalakaur, kus see lind oma pesa ehitab ja pojad kasvatab, kuidas ta poegi toidab, kui kiiresti haigrutipud kasvavad, millega noored haigrud vanemaid vaadates tegelevad. Küsimused. See, mis minul oli suhteliselt lihtne, et teha see onnikene valmis ja ronida üles ja kenad kaadrid olid olemas. No, see oli oluliselt tihti toredam kui tegemised siin maa peal, et see oli vahva. Palju seda materjali oli, mis välja lõikamisele läks? 5 tundi oli mul materjali, et siis umbes 4 tundi. Nüüd ma olen 2 aastat seda tööd teinud ja praegu mulle väga meeldib see asi, mis ma teen. Mulle meeldib programme teha, mulle meeldib igasuguseid üritusi välja mõelda ja kui rahvas veel tuleb ka, siis see oleks kõige suurem rõõm.